Ja mõtlesin jah toimub. Tere! Rõõm näha. Need on niisugused tõusud, nendes tingimustes väga hästi oskavad näiteks maatõugu veis on niisugune, kes ei üssa küll niisuguseid koguseid nagu aga nad suudavad selle ja siis muidugi huvitav peale seda hakkas selle korraga vaadamist ja need on jäänud sarved peaaegu nagu punased. Paradoks on see, et kui nad siis said tunnustuse ja see summa jagatigi 3 tõu peale, siis avastas UNESCO järsku, et oi, on silmapiiril üks ürgne väljasuremisohus loomatõug ja nüüd nad saavad veel mingit UNESCO toetust lisaks, mida need teised ei saa. Kane pürges loodusse sellesse. Üks Poola metsnik oli see, kes selle maha lasi, ajas veel rinna kummi ja ütles, et nüüd ta on ennast maailma ajalugu kirjutatud, tema oli see, kes selle viimase ja praegu on siis probleem hoopiski selles, et ei olegi kohta, kuhu neid veed võiks loodustada, kus neid praegu looduses on tegelikult Lõuna-Leedus, aga sealsed need tamme- ja pöögimetsad on ka sellised suhteliselt väiksed tukad ja siis nad on pisut hädas. Kindlasti märgime seda, et Ameerikas siis oli seal ja raikutoidulistele lindudele toituks ja kui raudtee valmis oli, siis otsiti variante, kuidas võimalikult peale selle Gulani on siis olemas Pärsia onager, Pärsia eeslik ehk onager, India eeslik ehk Chigetai ja Hiina eeslik ehk Kiang. Kusjuures Kiang on eristunud nii palju, et ja kalja ehitus niisugune, seal on 3 suunas kasvav sarvhõbe, nii et kalja serv teritab ise. Selle tõttu nad suudavad isegi eelmäestiku lõlvades joosta kiiremini kui raudselt regulaarselt pääsema joogipaikadesse. Aga kõik need veekogude kaldaalad on inimene Sinder oma asulate ja koduloomadega ära blokkinud ja nad on lihtsalt jäänud janusse. Ja selles mõttes muidugi, kui vaadata, kui vähe neid on selle kunagise levila mõttes järele jäänud, siis on loomaaedade vana territoorium oli meil ju ainult 2,7 hektarit, meil on praegu linnus täpselt sama pindalaga. On 2 rühma elukaid, ahvid ja kaamellased, kellel õlavars ja reis on kehanahalt väljas. Kõikidel teistel tuleb välja alates küünarnukist ja põlvest. Aga kaamelite keha on õlavarre ja reie vahel ja ahvidel nagu meil. Kõikidel teistel maailma imetajatel on õlavars ja reis. Vaadake kodus koera või sama eestliku või keda iganes. Ja no see on muidugi nüüd jällegi inimese valimus, et nad saavad ennast kampida, ikkagi sellega läheb aega. Oi, kui ilus. Ja kaamelitel on karvavahetus 1 kord aastas. Et ma lasen selle õiget värvi
kalvapõldid käima, et te näete, tähendab, niisugune viis see on, kui soe see on. Ja sellest on võimalik teha 4-50 kraadi. Rääkimata sellest, et talvisel ajal -40 ja üldse nii arutada. See tähendab seda, mis te meeldib, aga muidu enamik neid on loodusliku ehk siis vastavalt kuuli. Ja muidugi praegu on see väljatu aeg, kui meil on karvavahetus. Ja nad söövad, ongi väga karva. Ja see küür on sidemoodne värv, mis on tegelikult otsa koega. Ja kaameli organism suudab seda raske lagundades toota. See on see, mis aitab. Imendub enamik vett uuesti tagasi ja uriin muutub umbes mee paksuseks, et saab veel väljutada. Aga raisata ei ole. Ja selles mõttes enamik keeli kutsub neid kuninkaluriteks. Sellepärast, et see tema näilitsus on niisugune natukene meenutab Homeersist naeru. Igal kiskel hakkab juba kohe sikkuma ja siis kana saab muudega muutuda. Kukkad selleks saaks oma tööd ära. Võrreldes päris imetajatega nagu lõpuni välja kaotab. Ja olenegi looduse seisust järgmised roomavad kukrusse ja kukruseina ja tegelikult kui ta hakkab sealt kukrust välja piiluma, siis ta on juba vähemalt pool aastat see kukrus olnud. Aga ema paaritub suhteliselt ruttu pärast poegimist uuesti ja siis võib olla niisugune hetk, kus selles kukrus on 2 poega. Üks, kes on juba kuskil pool aastat vana ja teine, kes on äsja sündinud. Aga mul oli esmaspäeval siis oli 2 emasid, et see kooritud või seal ema koorma. Teiste laavad taha. Sest nad on originaalsed.
kured pesitsevad maapinnal ja on valdavalt taimtoidulised. Nii ja eesti keel on maailmas ainuke keel, kus toonekure nimel on kurg sees. Ja ilmselt ongi nii, et see sookurg, kes on päris kurg, oli ürgnest ajast saadik tuttav elukas ja siis avastati järsku, et metsa on ilmunud üks must, samasuguse pika kaelaga ja pikkade jalgadega elukas. Ja siis hakatigi teda sellepärast toonekureks kutsuma, et ta siuke must oli. Ja siis läks aega veel mööda ja küla vahel ilmus teine valge, kellel olid mustad oosuled. Muuseas ka nendel on oosuled mustad, kes demonstreerivad, siis nad keeravad tiivad niiviisi püsti, et need oosuled moodustavad nagu 2 hiigel suurt silma. Seal on põllumajandus palju rohkem. Alla 20. Ja siis föderaalvalitsus pani praktiliselt igale kurele turvamehe. Ja kuna nad mingi valati täis panga peale ja kui ei jätku küllalt ting, siis tehtigi nii, et lisaks sellele, et igal kurel oli turvamees, pandi inkubaatorisse ja hakati neid loomaaias palju. Väga poe. Ja kõige üllatava see, ja need loomad panemad on lapsedega piltsakud vaid jagid. Ja seal üleval mägedes on muidugi meeletult külm, sellepärast on siis loodust andnud neile võimaluse, et nendel on kogu aeg malrats kaasas. Nendel on kõhu all on poole meetri pikkused karvad. Tänu sellele, et loomaaedades neid veel oli, on nüüd praeguses lahti lastud nii Mongooliasse kui Kasahstani ja need tunnevad ennast seal looduses väljast. Ja tegelikult tegu ei ole mitte koduhobuse esivanemaga, vaid koduhobuse esivanem on tema ranna karjamaadel kasutatakse nõndanimetatud koonikuid poolakaga, mis vanapärasest hobustõugudest aretanud tagasi seda eelmase tarpuni veri. Sest meie Reismäe asukonnad ei ole suurt probleemi, mis on merevuuses otiteetud ülgemisi seeni tõusmeid. Peaks ka olema loomaaed või mitte. Ja enamasti käis asi niiviisi umbes, eks ole, et jah, väga oleks ilmselt vaja, aga mitte meie ametkonna alguses. Ja siis saadeti inimesi siia-sinna vaatama, no me teeme veel kõvemini kui kuningriigis, et me teeme 3 asja koos, et teeme vabaõumuuseumi, loomaaia ja botaanikaaia.
aga noh, aruteludest asi kuidagi kaugemale ei jõudnud ja siis plaan oli siis, et nii kaua see väike loomaaed on Kadriorus, sest 1943. aastal pidi toimuma Kadriorus ülemaailmne aiandusnäitus ja siis pidi see loomaaiakene olema siis selle näituse osa ja pärast seda. Ja siis hakati otsima võimalikke kohti ja kõige huvitavam on see, et meie midagi ei teadnud. Aga siis, kui jälle loomaaed see 50, siis me tohnisime arhiive pidi ja siis selgus, et oli 5 kohta, mida arutati ja üks nendest oli see siia. See oli Tühinsis või? No siin oli linnapuukool oli ja edasi sealt Õismäe poole olid Haabersti küla Heinamaad. Ja muidugi ega nemad ei plaaninud ilmselt 87 hektarit. Need võib-olla võtsid poole vähem, et see linnapuukooli osa, mis on pool meie territooriumist, eks ole. Ja mis siis selgus? Selgus, et tundub, et krakkudel pole kaela ollagi, aga tegelikult on see pikk nagu lindudel ikka. Ja see kaela sees selgroog on spiraalina. Nii et ta keerab seda spiraali peale ja maha ja see võimaldab talle teha. Ja see pool, kus praegu on siis need Taavidi kirved, see on siis tulevikus põhjapõtradele ja muudele sellistele olanelustele. Kogu see alale toidulõhnad tunnevad 10-12 kaupa. Jääkaru on valge mitte sellepärast, et tal oleks karva sees valge pigment, vaid need karvad on täidetud gaasimullidega, mis tõttu see tundub. Ja see on ühelt poolt soe ja teiselt poolt on see nagu päästevest, kui ta ujub. Sest et nagu ma ütlesin, nende tegelik elu on praktiliselt koos ujudes. Ja ujudes nad aerutavad esimeste käppudega, tagumised lihtsalt seisavad. Ja nüüd, kui pojad ära väsivad, siis ema keerab päkad püsti, poisid istuvad nagu karatsad seal peal ja ema omadki sõuab. Kagu-Euroopa ja Edel-Aasia stepivööndis.
Suured kassid, pantrid ja väiksed kassid ja kepard on ainukene, kes siis ei kuulu kummassegi, sellepärast et temal on koerajalad ja ta on huvitav on ju, liiguvad siin. Kas ta on üksi või tal on see? Ei, need peaks 2 olema. Aga see kusjuures no maailmas on liike rohkem ja ütleme, see heleflamingo on üks laiemalt levinud ja arvukam. Aga kui on vaja teistingimustes paljundada mõnda väga haruldast flamingo liiki, siis tehakse sedasi, kogu ümbrus on peegliga ja siis nad just peegelsaali, et nad tunnevad, et neid on palju, siis muidu suguinstinkt ei hakka üldse tööle. Ja see on neil vajalik sellepärast, et nendel toitumisviis on niisugune, et nad võtavad, nendel nokk on nii kui selle pagerikopp ja nende noka, et ta võtab siis selle noka ülemise poole, võtab muda täis ja siis hakkab noputama niiviisi vees. Ja siis muda tuleb välja ja lõpuks jäävad need putukad ja vähilaadsed jäävad sinna järgi, need neelatakse arved ja võiks neil ole jah ütlemist. Aitavad ja niiviisi, aga seda, et eelmine põlvkond aitab järgmist pesakonda üles kasvatada, see on teist ainulaadne. Jah. Aga ta ei lendagi minema. Ja siis oli plaanis hakata maailma loomaaedadest sigivaid panna. Väga ilus. Eks kassid kuskil 2-3 vahel. Tema on Berliini oma ja siin. Nagu Vietnami poole rohkem kui Hiina poole, aga ikkagi eelkõige Hiina rahvameditsiin on see, kus nad seda leiavad, et see hirmsasti aitab ja mingisugune Vietnami minister oli kuskil öelnud, et ta sai vähist lahti. Päris elus loom. Suurloom, Janek. Igavene sul. Aga enamiku metsaomade arvates, kes ka meil Aafrika ja Lääne-Aafrika
vihmametsas, aga üle ja pullid kaaluvad seal 6-7 tonni, need emased kaaluvad 3-4 tonni. ja jällegi sama küsid sellepärast neid pillisid, et saada seda poole. Ja siis ma ütlen võhad, aga kiirusega keskelt läbi 6-70 aastat on siis selle looduslik eluiga. on siis selle looduslik eluiga. Seda maomaht tegelikult on tal just niisugune korgupauguu näeb, aga vett sisse ja see on ilmselt mingi heli nagu resoneerimise eesmärgiga, aga halvastes oludes, kui on väga kuum ja vett. Ja siis selle kolli hindu sõrnad on sellest säppelised ja selle kolli kõige kogenum ja aga seda, et nüüd seda karjandust on veel 2 järgmist aastat, seda me tavaliselt ei adu, sellepärast et me neid ei näe, aga nemad infoelis suhtuvad. Nii et ühesõnaga need karjad on siis omakorda kogukondliku karja teinud, tundsid oma nime ja nii edasi. Kui raske Ja, no siin on praegust jah. Ei ole nagu jääpanud, see nii väga väike ei olegi. Sikul